Tere tulemast SEB Tartu Innovatsioonikeskusesse. SEB Innovatsioonikeskuses töötame selle nimel, et kasvatada Eesti inimeste ja ettevõtete ambitsioone ja oskusi. Usume, et kasutades iduettevõtetes levinud meetodeid, on võimalik ettevõtetel mitmekordistada oma käive. Kui SEB kasvuprogramm on ettevõtete kiirendi, siis Tartu Ülikool on tuntud kui isikliku arengu kiirendi. Talendikate noorte kaasamine toob ettevõtlusse värskeid ja uusi ideid. Samuti on võimalik tudengitel lahendada praktilisi ärilisi väljakutseid. Usume ettevõtluse ja teaduse koostöösse. Aina muutuvas maailmas on ettevõtetel oma tööstusprotsessid vaja digitaliseerida kiirelt ja efektiivselt. SEB Innovatsioonikeskus ja Tartu Ülikooli sümbioos aitab ettevõtetel tulla kõige innovatiivsemate lahendusteni. Just seetõttu tõime SEB Innovatsioonikeskuse äsja avatud Delta õppe- ja ettevõtluskeskusesse. SEB Tartu Innovatsioonikeskus asub ettevõtlushoone teisel korrusel. Meie ruumides on võimalik läbi viia nii sprinte, töötubasid, seminare, loenguid ning kutsume kõiki ettevõtlikke noori oma keskusesse koostööd tegema. Loome koos silla ettevõtluse ja teaduse vahel. No nii, tervist Tartu Innovatsioonikeskusesse. Kui Anette eelnevalt tutvustas, et Tallinna Innovatsioonikeskus loob ja arendab Eesti ettevõtete ja rahva äriambitsioone, siis samuti me teeme seda ka Tartus. Aga Tartus annab meile hea võimaluse seda täiendada ka teaduse koostöö. Ja seda just sellepärast, et Tartus asub Tartu Ülikool ja ka meie innovatsioonikeskus asub Delta keskuses. Miks Delta keskus meie jaoks tähtis on just sellepärast, et ühelt poolt Delta keskus koondab pangandussektori tuleviku jaoks just kõik vajalikud inimesed, see tähendab kõik majandusteadlased, informaatikud ja ka tehnoloogia huvilised ning samuti aitab ka see tuua meil lähemale oma innovatsiooniprogrammides ka teadlasi ja luua oma programmidele siis ka teaduslikum lähenemine. Aga selleks, et me saaksime täna sellest tähemalt rääkida, olen ma ka kutsunud siia Tartu Ülikooli teadus- ja ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusest Kristel Reimu. Et alustakski küsimusega, et kuidas siis teaduse ja ettevõtluse vahel, mis rolli mängib ülikool ja kuidas teie innovatsioonikeskus sinna rolli puutub? Tere minu poolt. Mul on hea meel, et SEB on siin Tartu Ülikooli Delta keskuses ja palju on innovatsioonikeskuse sünnipäeva puhul. Ma natukene ignoreerin su küsimust, kui tohib, ja annan üle ka väikese kingituse. Okay. Et kuna torti öeldi, et ei pakuta, siis meie pakume kingituseks magusat ja tegemist on siis viimase aja Tartu Ülikooli võiks siis öelda edukama leiutise M3-ga, mis on siis jõudnud ka nüüd šokolaadi sisse. Ma usun, et te kõik olete joonud keefiri, helluse toodetest ja varsti saate ka süüa tõenäoliselt juustu, kus on ka M3 bakter sees. See ei anna igavest noorust, räägitakse, aga väga kasulik tervisele küll olema. Palju õnne ja aitäh, et te tulite siia Delta keskusesse ja olete meile niivõrd lähedal. Nüüd tuleme küsimuse juurde tagasi. Tegelikult on Delta keskus iseenesest üks väga põnev kooslus, ütleme siis linnak või selline mitme maja kooslus, mis ei ole Eestis väga tavaline. Millist koostööd ja milliseid mudeleid see kõik annab, seda me töötleme välja praegu ja tõenäoliselt näeme seda või võime hinnata alles väga palju aja pärast. Meie Delta keskuse eripäraks on ju just see, et koos nii teaduse ja õppe, ehk siis tudengite ja teadlastega on ju ühes kohas ka ettevõtjad ja see side, see lähedane side ettevõtjate ja teadlaste üliõpilaste vahel võiks olla see, mis annab võimaluse mis iganes suuri asju teha. The sky is not the limit. Miks ettevõtted just peaksid tegema koostööd ülikooliga, et mis lisandväärtus see annab neile? Et reaalselt ollagi
teaduslähenemisele nagu lähedamal ja samuti ka noortel lähemal. Küsimus on, mida tahab ettevõtte teha ja saavutada. Kui ettevõtte tahab tulla turule täiesti unikaalsete ja uute toodetega, tegevustega, võimalustega kunagi mitte keegi kuskil teinud, siis annab ju teadus selleks väga hea võimaluse olla esimene. Teha midagi, mida mitte keegi mitte kunagi ei ole teinud. See annab turueelise ja kasvu ja kuulsuse ja au. Kui me räägime sellest, et miks ettevõtja võiks olla tudengitele lähedal, siis ettevõtjad on ju need, kes otsivad endale häid kolleege, häid inimesi endale tööle. Ja kui nad on lähedal ka sellele, kuidas tudengeid õpetatakse, mis on need teemad, mida nad läbivad, mis on need väljakutsed, mida nad lahendavad, siis see annab ju võimaluse saada endale võimalikult häid kolleege ja töötajaid tulevikus. Tegelikult on ettevõtjad öelnud ka seda, et tudengitele lähedal olek annab head võimalused vaadata kastist välja, sest tudengid, noored inimesed väga tihti mõtlevad nii, nagu ei ole traditsiooniks kujunenud. Öeldakse vahel hullude mõtetega. Ja see avardab pilti, see annab võimalused hoopis uuteks väljakutseteks, hoopis uuteks lahendusteks ja see võiks ju ettevõtjaid huvitada küll. Sellest innovatsioonikeskusest. Meie jaoks innovatsioonikeskuse loomine on andnud meile võimaluse, nagu sa ütlesid ka, et tuua noori rohkem sellesse äriprotsesside lahendamisesse. Kui me räägime näiteks meie enda kasvuprogrammist, et siis kui me tegime seda Tartus sel aastal, siis oli näha ka, et see tudengite kaasamine tegelikult lõi värsked ideid ja samuti ettevõtete perspektiivist ka, et tegelikult kui me algselt arvasime, et ettevõtted ei taha nii väga võib-olla kaasata oma protsessidest tudengid, sellest tudengid on noored ja võib-olla neil ei ole nii palju töökogemust, aga reaalsus näitas, et tegelikult ka ettevõtted ise aina rohkem tahavad sellist nooruslikku mõtlemist, et jõuda nagu uute lahendusteni, uute ideedeni, eriti olukorras, kus tänapäeva IT-tudengid või majandustudengid õpivad mudelid, mis veel ei ole turul. Et ma arvan, et see väärtus on midagi, mis meie oleme nagu praegu oma kasvuprogrammiga andnud, aga mida me üritame ka oma tulevaste programmidega anda. Aga võib-olla puudutaks natukene ka seda teemat, et miks ettevõtted praegu ei ole nagu teadusesse sattunud. Et võib-olla on seal tingitud mingisugused hirmud. Ma olen kuulnud ettevõtetelt näiteks, et tihtilugu ettevõtted ei oska ülikooliga koostööd teha, sellepärast neil endal ei ole seda teaduskompetentsi, et neid andmestik kuidagi nagu hoomata või siis üleüldiselt ei ole ressursse, et seda teha. Et mida sa vastaksid siis nagu neile ettevõtetele, kes seda praegu ei tee? Ma ütleks neile, et ärge kartke. Ärge kartke just sedapidi, et hea inimlik suhtlus ja omavahel mõtete põrgatamine on väärtuslik mõlemale poole. Ja kui hirm on selles, et kohe see asi või kohe midagi hakkab maksma või väga palju läheb aega või ma olen väga palju kuulnud just selliseid stereotüüpseid lähenemisi ka, siis tegelikult isegi mõtete vahetamine, omavahel arutlemine, lühemad või pikemad konsultatsioonid aitavad väga tihti ettevõtet edasi, aga aitavad edasi ka teadlast. Sest tegelikult tahavad ka teadlased ju, unistavad sellest, et nende teadus, see, mida nad teevad, jõuab edasi kunagi ühiskonda, me jõuab meie kõikide hüvanguks, on meile kõigile kasulik. Ja seega ei istu üldse teadlased kuskil elevantiluu tornis paksude prillide ja tolmunud raamatutega, vaid tegelikult ja huvitatud ka nendest väljakutsetest, mis just nimelt majanduses ettevõtete juures on. Ja lähevad põlema väga ägedalt selle peale, kuidas räägitakse erinevatest muredest või võimalustest või suurematest ideedest, mida ettevõtted lahendada tahavad. Ehk siis inimlik suhtlus ja mõtete vahetamine, teadlased ootavad, et ettevõtted ütleksid, mis on nende suuremad probleemid, mida saaks lahendada ja
ja ettevõtjad tegelikult võiks olla huvitatud sellest, mis uued ja ägedad lahendused on just nimelt teaduses, mida nad saaksid ära kasutada. Ja siis edasi suhtluses järgmine teema on aeg. Teaduses ei juhtu muidugi midagi niiviisi üleöö tavaliselt. See kõik võtab aega, aga ettevõttel on alati kiire. Ja seega minu soovitus ettevõtjatele on just see, et mõelge pikemas perspektiivis, vaadake oma kaugemaid unistusi ja liikuge koos teadlastega nende täitumise poole. See aitab kõvasti kaasa. Okei. Ütleme, et nüüd see barjäär, et see hirm ja see aeg nüüd leidus. Et kui ma oleksin näiteks logistikaettevõtte juht ja ma otsustaksin, et okei, ma tahaksin näiteks minna automatiseerida oma protsessi, et näiteks kas mingisugused pakid saab üldse mingit robotitega läbi viia või siis mul on mingisugused automaatsed autot või isesõitvad autot, mis viivad pakki kohale. Et kuidas üldse ettevõtte peaks lähenema sellele probleemile, et alustada, et kas see tuleb koostöös nagu nüüd ülikooliga või mis need protsessis on, et millest ettevõte peaks läbi minema, et päriselt ülikooliga koostööd algatada? No, kindlasti tuleks ise defineerida kõigepealt, mis on ikkagi see probleem, mida lahendatakse. Ja sõnastada ikkagi küsimus. Sõnastada väljakutse. Me aitame seda kindlasti ka teha, aga suuremalt jaoks see peaks ja võiks ikkagi olemas olla. Eks see on koostöös, kaasamõtlemine, koosmõtlemine. Mina soovitan, tulge ja pöörduge Ettevõtlusinnovatsioonikeskuse poole Tartu Ülikoolis. Ehk siis meie poole. On see siis läbi meie kodulehekülje, läbi Delta kodulehekülje, leiate meid ülesse. Meie meeskonnas töötavad väga laia silmaringiga tehnoloogiasiirde eksperdid ja ettevõtlussuhtlejad, kes kindlasti aitavad teid kokku viia õigete teadlastega ja juba nendest kokkuviimistest ja nendest esimestest diskussioonidest selgub see, et kuhu ja kuidas moodi saab edasi minna. Nii et suhtlus, veel kord inimlik suhtlus ja hästi tihedalt üksteist mitte ära unustades aitab kindlasti selliseid asju kaasa. On ka väga mitmeid erinevaid programme, kuhu tõesti saab ka tulla ja ühineda. On selleks näiteks Arvutiteaduse Instituudis loodud Sandbox, mis realiseerimisülesandeid koos tudengimeeskondadega ettevõtetele. Tegelesime me aasta tagasi I-akadeemiaga, Innovatsiooniakadeemiaga, mis aitas ühismeeskondadel, ettevõtjatel, teadlastel ja tudengitel koos just ettevõtete probleeme lahendada. Viime need kokku teadlasi ja ettevõtjaid näiteks nutikatel neljapäevadel, mida me teeme koostöös Tartu ettevõtlusökosüsteemiga. Ehk neid võimalusi on tegelikult hästi palju. Ja võib-olla annaks paar näidet ka, et kuidas praeguseni on nagu siis mõndadest teadusprojektidest on päriselt mingisugused tooted ka välja tulnud või innovatsioon tulnud. Et teaduolevat ei ole see nagu delta tulemine nagu algus, vaid sellel, aga te olete juba tegelikult varasemalt selle nimel juba ka samuti mitu aastat vaeva näinud. Et võib-olla paar näidet ka, et kuidas mõni ettevõte on sellest välja tulnud. Ettevõtetega koostööd on tehtud ülikoolis tõesti juba väga pikka aega ja üks nendest näidetest on sul ju just nimelt käes. Ja. Et väga kasulik šokolaad, soovitan otsida ülesse poest ja jäätis on muide ka, M3 jäätis, väga maitseb. Aga näiteid väga edukatest ettevõtetega koostöö on mitmeid. Mul oli siin kohvitops oli kaasas, jah. Läheme poodi ja ostame sellist paberist kohvitopsi, siis sinna pinnakatte on tegelikult fossiilsel toormel tehtud. Aga meie teadlane Lauri Vares on unikaalsena esimesena välja mõelnud sellise pinnakatte paberile, just nimelt ka toiduainetes või toiduainete tööstuses kasutatavad, mis on biotoormel. Ja juba praegu koostöös erinevate Soome suurettevõtetega leitakse ja arendatakse sealt kaudu tooteid. Või kõige hiljutisematest näidetest veel ninasprei silk. Oled kuulnud, ei ole kuulnud? Ei ole. Ninasprei silk on Värska sanatooriumi uus toode ja see on umbes poole kilomeetri sügavuselt maa seest võetud mineraalveest tehtud nina- ja kurgusprei, mis on nagu
just nimelt ka meie enda toormes tehtud vahend, tervisevahend, tervisetoode. Soovitan vaadata, osta ja Ain Raal, kes on siis teadlane, kes ka sellega tegeles, ütles, et tema unikaalsus on just nimelt selles steriilsuses ka. Lisaks sellele, et ta ei ole merevesi, ega ta ei ole ka keemilistest ühenditest koos. Et neid näiteid on tegelikult väga-väga palju ja mina ise loodan seda, et koostöös SEB Innovatsioonikeskusega, kes te ju teete kasvuprogrammi oma enda headele partneritele, kutsute siia erinevaid ettevõtteid, oma probleeme, uusi tooteid lahendama, skaleeruma, leidma lahendusi, mõtlema nooruslikumalt, agiilsemalt, siis pannes siia juurde Tartu Ülikooli teadlased ja üliõpilased koos mõtlema, ma arvan, et me teeme suuri asju. Mul tekkis kohe küsimus, et kui me räägime kasvuprogrammist, siis kasvuprogramm on meie osalejatele tasuta. Kui palju nüüd ressursse peab ettevõtte päriselt omalt poolt panema alla teaduskoostööks, et mis mahtudest me räägime, võib-olla mingi oskate öelda, et kui ma nüüd teeme ME3 šokolaadi, eks ju, et kui palju raha peab päriselt ettevõttel olema, et sihukest asja, sihukest koostööd algatada? Või kas on ka mingisugused riiklikke toetusi, mille abil on võimalik seda teha? Ressurssi, nagu ma ennem ütlesin seda, et koostöö on väga tihti aeg, et üks ressurssidest on kindlasti aeg. ME3 arendused on olnud juba, ma arvan, et võiks aastakümneid öelda, kuni nad on nüüd näiteks jõudnud ka šokolaadini. Et see aeg on kindlasti üks nendest ressurssidest, mida kõige rohkem vaja läheb. Loomulikult aeg on ju ka raha, et raha läheb ka. Õnneks on olemas riiklikke toetusi, on olemas nutika spetsialiseerumise toetus, mida saab kasutada erinevateks arendustegevusteks. EAS-il on olemas innovatsiooniosakud ja arendusosakud. Euroopa kaudu saab erinevates konsortsiumites osaledes kasutada erinevaid toetusmeetmeid. Aga kui me vaatame pikka perspektiivi, need on kõik projekti lähenemised, aga kui me vaatame ettevõtte arengus pikka perspektiivi, nii nagu ma ka ennem soovitasin, et selleks, et jõuda tõesti mingi väga unikaalse asjaga, mingi oma globaalse väljundiga unikaalsena turule, siis suured ja edukad korporatsioonid ikkagi maailmas kaasavad teadlasi väga süstemaatiliselt, väga pikaajaliselt ja mitte ainult ühe projekti ärategemiseks. Ehk seal sees on tõenäoliselt ka väiksemaid projekte, aga kirjeldatakse ära ikkagi oma väljundid, oma eesmärgid, see, mida tahetakse saada ja siis juba kaasatakse teadlaste gruppe ja pikaajaliselt. See on kõige suurem kasu ettevõtjale ja tegelikult ka teadlasele. Mitte teha, ma teen nüüd 2 kuud ühte sutsakat, vaid tegelikult ma tean, et see ongi minu väljakutse, milles ma tahan saada teha midagi unikaalset. Kas see on ka midagi, kuidas me saame koostöös seda toetada? Jah, et osaliselt meie SEB-s soovime ka natuke tuua seda teaduslikumat lähenemist ja samuti üks asi, mis meie plaanides on valmimisel, on see, et kuidas täpsemalt, kui praegu me oleme digitaliseerinud rohkem seda ärimudeli poolt, et siis samuti mõelda sellele, et kuidas me aitame tegelikult ka digitaliseerida päriselt füüsilist toodet või lihtsustada neid vahendeid. Ja samuti, kui me räägime, üks asi on meie klientide toodete arendamine, aga panga poolt ka on meie jaoks tähtis see, et meie uued digitaalsed panganduslahendused saaksid võimalikult tulevikukindlaks tehtud, et meil oleks võimalik jõuda oma konkurentidest ette ja seetõttu me kindlasti ka omalt poolt toetame ja mentortame ka erinevaid fintech startup'e, kes tegelikult töötavad seal nimel. Et me loodame toetada ka seda valdkonda. Kas me jõudsimegi startup'ide maailma? Jah, ma arvan, et me jõudsimegi, et võib-olla siit oleks hea minna edasi sellega, et nüüd eelnevalt rääkisime sellest, et on võimalik arendada oma praegust olemat ettevõtet ja teha koostööd ülikooliga kaasates sellesse teadust. Ja õpet. Ja õpet.
et siis kuidas on võimalik nii-öelda noortel oma nagu startup'id Tartust just nüüd efektiivsemalt selle Delta keskusega arendada ja luua? No tegelikult on ju Tartu startupi või spin-offi ökosüsteem päris koostööd tegev ja suur ja üksteist toetav, et Delta võiks anda küll hoogu, aga ega ta nii-öelda ei alusta nullist. Siin on ju ökosüsteemis koos on ju Tartu Teaduspark, Loomemajanduskeskus, Biotehnoloogiapark ja nii edasi. Näiteks Teaduspark on ju ka Delta keskuses ja annab võimalusi nii mentoritele, nii arenguprogrammidele kui isegi töökohtade raames. Et mina võtaks sellest sinu küsimusest ära selle sõna noored või siis küsiks, et mis asi see noor on? Et võib-olla defineeriks võib-olla noore siis nagu Delta mõttes, et me räägime siin bakalaureuse tasemest kuni siis doktorandini välja, kuni võib-olla siis, kui sa oled vanem teadur oled, et siis juba sa noorem teadur ei ole. Et kui sa juba muu teaduriks, et siis su noorus sealt eest nagu kaob ära tiitlist. Aga et kui me räägime nüüd otseselt vist võib-olla siin ei ole mingisugust, võib-olla halb on öelda noor, sellepärast, et siin ei ole vanuselisi piiri. Et siis mis võimalused on nagu nendel bakalaureuse kuni doktorandi tudengitel oma startup'e teha? Kus nad võiksid alustada? Et kas nad jällegi, kas see on see, et nad teevad idee, kas nad peaksid päriselt tulema mingisuguse uue teadusliku lahendusega või toetab siin puhul ka ülikool selles mõttes, et on mingisugused ideed, mis vajavad lihtsalt ärimudelit loomist? Ja, et bakalaureuse tudeng teadusalalt see tõenäosus, et mingit startupi teeb, on suhteliselt väike, aga kindlasti võimalik. Tartu Ülikoolis on väga hästi korraldatud see, et kõikidel erialatudengitel on võimalik võtta endale juurde ettevõtlusõppeaineid ja seda läbi siis majandusteaduskonna ettevõtlusõppetooli ja nende tudengite arv, kes eelmisel aastal ettevõtlusõppetooli kaudu erinevatel haridustasemetel siis algkoolitust said, oli üle 1000. Ehk siis see, kuidas siis öeldagi, ettevõtluse kirjaoskus on juba päris paljudel tudengitel läbi põhiprogrammi võimaluste olemas. Delta keskuses on ka majandusteaduskonna poolt hallatav Startup Lab, kus kohas samamoodi antakse ettevõtlusõpet, aga seda natukene, ütleme, et siis teistsuguste metoodikatega. Ja lõpus ei pea ka olema mingisugust eksamit ega siis kaitsmist, küll aga on palju võimalusi. Samamoodi muidugi nagu ka ettevõtlusõppetooli lõpetanutel. Kui me nüüd räägime juba teadusmahukatest ettevõtetest, siis meie juures ettevõtlusinnovatsioonikeskuses on selline võimalus nagu hargettevõtete programm. Hargettevõtted siis on eestikeelne väljend teemale spin-off, kus siis ülikooli intellektuaalomandil, enamasti ülikooli intellektuaalomandil põhinevad uued ettevõtted saavad endale tuultiibadesse. Me läheme sellel aastal hargettevõtete programmiga oluliselt programmilisemaks ja tahame minna ka oluliselt tugevamalt rahvusvahelisemaks. Ja loodame sinna hargettevõtete programmi ikkagi võtta ka teadusel põhinevaid üliõpilaste teemasid ja programme sisse. Meie see, et aastas suurusjärku 15 erinevat teadusmahukat ettevõtet ellu läheks, seda siis meie järgmiste tegevuste perspektiivis, kui vaadata kaugemale. See on siis nüüd 5 aasta perspektiiv või? No mitte kokku kumulatiivselt aastas selline kogusnik oleks. Aga meie teeme oma ettevõtluse innovatsioonikeskuses ikkagi ära kogu sellest ettevõtte arengust esimese sammu. Ehk meie tegeleme eelinkubatsiooniga ja edasi on juba väga palju erinevaid partnereid siin samas ökosüsteemis või ka Euroopas või maailmas, kes aitavad nendel ettevõtetel edasi minna. On selleks siis Tartu Teaduspark, kus siis ka Science to Business ehk siis teadusest äris inkubaator on tegutsemas. On ESABIC, mis annab kosmosega seotud teemadele tuultiibadesse väga hea baasiga.
või on selleks biotehnoloogia pargi inkubaatorid või loomemajanduskeskuse inkubaatorid, et need inkubaatorid on palju ja miks mitte ka muidugi kohe minna ja proovida ellu astuda. Inkubaatorid muidugi kogu Euroopas on tegelikult päris palju. Kuhu on need võimalused minna edasi. Ehk siis me aitame üle sellest esimesest kivist ja kännust ja siis juba oma partneritele edasi. Juhised edasi täpselt. Okei. Kui me nüüd, kui me eelnevalt nagu rääkisime nendest juba olemasolevate ettevõtete näitest, siis kas meil pangas on ka väga paljud edukad kasvuprogrammis osalejad on just Tartu Ülikooli vilistused, kas Tartu Ülikooli nagu mõned vilistused on ka alustanud just läbi teie oma startupi või saavad praegu juba toetust sel teemal? Ja, Tartu Ülikooli hargettevõtete nimekirjas on 55 ettevõtet ja meie hargettevõtete programmi juht ütleb, et seal on olnud 3 kõige suuremat lainet, ehk siis nii, et on juba vanad ja tugevad tegijad ja siis on nooremad ja värskemad. Eelmise aastal sai näiteks Tartu linna poolt autasustatud meie spin-offide poolt Aireli, kes on teinud uue kasvamise läbi, et siis tegelikult on tema enda sees juba lausa teine laine ja väga edukalt tegutseb turul. Just väga teadusmahukal turul. Positium, mida väga paljud ju teavad, mobiilpositsioneerimise ettevõtte. Eelmisel aastal meil kõiki rõõmustas ju Kaarsilla juures olnud Blu-ray, kes andis võimaluse teha virtuaalreaalsusega ajaloo ekskursioone. Kas sa sattusid vaatamas? Sattusin küll, jah. Kas oli äge? Minu meelest oli väga oli küll, minu meelest andis edasi väga hästi seda filmiku, seda vibe'it, mis oli. Neil on veel väga huvitavaid asju ka ülikooli ajaloomuuseumis, mida tasub ka veel vaadata, ehk teisi programme. Miks on need spin-offid või need teadusmahukad ettevõtted ka olulised? Kindlasti ma tooks välja 2 sellist eriti tähtsat asjaolu. Üks on see, et kui meie tudengid lõpetavad, näiteks bioloog lõpetab või siis geograaf lõpetab, siis sellised teadusmahukad ettevõtted annavad võimaluse nendel lõpetajatel minna tööle just oma erialal. Bioloog saab minna bioloogina tööle või siis geograaf saab minna geograafina tööle, et ei pea ja ei ole seda probleemi, et kus ma nüüd olen või et ainukene väljund on siis, kui midagi muud valida ei oska, siis on õpetaja. Ja teine on kindlasti see, et lisandväärtust ja väärtuslikke tooteid, ehk siis ka uusi asju, mida maailmas olemas ei ole, saab just nimelt läbi nende, ehk siis tegelikult see sama tark majandus. Me püüame toetada meie Eesti ühiskonda ja toetada just nimelt majanduskiirendina, et olla osa sellest targast majandusest, anda sinna seda panust. Ja teistpidi, mis on nagu salata, kui need ettevõtted saavad endale jalad alla, siis edasine koostöö ja uute toodete arendus käib ikka läbi ülikooli ja ülikooli toel. On see siis meie ülikool või on see mõni teine ülikool, vastavalt sellele, millised soovid ja vajadused nende arengus on. Ja see nüüd muidugi jah, nagu sa natuke juba mainisid ka, et see ei ole ainult nüüd majandus- või informaatika tudengitega koostööd, et tegelikult see toob kokku kogu selle ülikooli süsteemi, ehk siis nii psühholoogid, tegelikult humanitaarid, ka humanitaaria on nii-öelda arenev sektor, et see annab ka jõudu nende sektorite kasvule, sealhulgas ka majanduskasvule. Ülikool on väga äge ettevõte või organisatsioon, sest siin on tõesti teadlasi nii nagu universitasele kohale, alates semiootikutest kuni robootikuteni ja bioloogidest või viroloogidest kuni mida me ütleme liikumisspetsialistideni. Ehk siis tõesti see variatsioon on väga-väga suur. Minu jaoks üldse Delta ei ole ainult üks maja, vaid on mõtteviis. Ettevõtlikkuse mõtteviis, ettevõtlikud tudengid, ettevõtlikud teadlased, ettevõtlikud ettevõtjad. Ühendada neid 3 sihtrühma või osapoolt omavahel on ju ka tegelikult ettevõtluse innovatsioonikeskuse meie missioon. Ja tugevalt tahame panna neid erinevaid kooslusi kokku
ettevõtlusinnovatsioonikeskus ei ole ainult Delta, vaid on tegelikult terve Tartu Ülikooli teadlaskonnale, üliõpilaskonnale ja need partnerid on ka, kes meil on ikkagi kõigile. Seega SEB, kui te olete Deltas, siis kindlasti me viime teid kokku ka semiootikutega või keemikutega. Ja võib-olla lõpetuseks siin saakski arutada seda, et kuidas see ökosüsteem tervikuna läheb või moodustub. Et kuna Tartu on tegelikult, selles mõttes Eesti on ikkagist väike oma pindalad, siis kogu see need võib-olla tekitab segadust just see, et on nii palju erinevaid arenguprogramme, nii palju erinevaid kasvuprogramme, et kui sa sõnastaksid ühe-kahe lausega ära, et mis on nüüd see nagu teie programmide nišš, siis mis see võiks olla? Ühendada kõik ülejäänud programmid kokku. Meie programmis me tõesti püüame teha koostööd hästi palju nendega, kes on siin ümber ja ökosüsteemis. Meil ei ole mingit mõtet tegeleda dubleerimisega. Ja koostöiselt korraldada seminare, panna meie enda meeskonnad, üliõpilased, teadlased omavahel kokku. See on see, mis tegelikult annab ju meile kõigile edu, et kui me üksinda kusagil jookseme, siis me tõenäoliselt nii kaugele ei jõua, kui me suudaksime seda teha koos. Ehk siis, kui sa tahad, ma ütlesin juba mitu lauset. Me püüame kokku panna erinevaid programme ja kasutada nendest, et luua nendega koos ühist väärtust. Sellepärast ma ka kutsun SEB innovatsioonikeskust, et ühendame oma jõud ka kasvuprogrammis. Suur aitäh ja nüüd meil küll eetriaeg saab läbi, aga meil on tegelikult on veel paar infominutit selles mõttes, et kui on soovi nii ettevõtlikel noortel või ettevõtetel tulla kasvuprogrammi või areneda SEB arenguprogrammide, et siis on võimalik ka minna Innovatsioonikeskuse veebilehele ja samuti, kui on soov teha ettevõtte ja teaduse vahel siis koostööd, siis on võimalik pöörduda teie poole. Ja nagu ma saan aru, et siis te olete ka alati siin samas Deltas koha peal olemas, nii et Delta asukad ja õpilased saavad julgelt teie poole pöörduda, kui neil on oma teadusmahukas idee või äriidee, millega nad tahaksid edasi minna. Aga suur aitäh kuulamast! Ja sellega me siis tänase innovatsiooni sünnipäeva võtame kokku. Suur aitäh kõigile, kes täna meid kuulasid ja loodetavasti näeme siis suuri tegusid juba algaval sügisel, kus hakkab uus õppeaasta. Aitäh teile kõigile! Tere tulemast SEB Tartu Innovatsioonikeskusesse. SEB Innovatsioonikeskuses töötame selle nimel, et kasvatada Eesti inimeste ja ettevõtete ambitsioone ja oskusi. Usume, et kasutades iduettevõtetes levinud meetodeid, on võimalik ettevõtetel mitmekordistada oma käive. Kui SEB kasvuprogramm on ettevõtete kiirendi, siis Tartu Ülikool on tuntud kui isikliku arengu kiirendi. Talendikate noorte kaasamine toob ettevõtlusse värskeid ja uusi ideid. Samuti on võimalik tudengitel lahendada praktilisi ärilisi väljakutseid. Usume ettevõtluse ja teaduse koostöösse. Aina muutuvas maailmas on ettevõtetel oma tööstusprotsessid vaja digitaliseerida kiirelt ja efektiivselt. SEB Innovatsioonikeskus ja Tartu Ülikooli sümbioos aitab ettevõtetel tulla kõige innovatiivsemate lahendusteni. Just seetõttu tõime SEB Innovatsioonikeskuse äsja avatud Delta õppe- ja ettevõtluskeskusesse. SEB Tartu Innovatsioonikeskus asub ettevõtlushoone teisel korrusel. Meie ruumides on võimalik läbi viia nii sprinte, töötubasid, seminare, loenguid ning kutsume kõiki ettevõtlikke noori oma keskusesse koostööd tegema. Loome koos silla ettevõtluse ja teaduse vahel.